küll, aga teeme alla. Korralik värk. Ja supsti. Seal on parv teises otsas. Teises otsas on parv. Tuleb. Ühe käega tõmban. Vähe jämedam köis võiks olla parem tõmmata. Korralik põld kasvab juba varve peal. Tahaks kohe seda kandevõimet teha. Kas on üleni palkidest või on mingid kanistrid ka all või midagi? on. Hoog maha. Ta on nagu nii hästi raja peal. Kuidas? Nii. See on hea, et meid on 2 ja päästerõngas on ilusti 8. Nonii. Töö hetk. Arve põhi. Nii julgelt hüppasid peale. Ikka. Nonii. Kuku hakkab sõitma. Mis see on? Tea. Häh? Ei tea, mis pinnas see on siin. Käsn on peal. Sügav. Eluga ei näe põhja. Nagu ikka puud kasvavad põhjas. Need enam ei kasva. Siin on siuke värk. Siin on põrvepoiss. Estonia. Ja randume, sildume. Oota puid. Häh? Oota puid. Pidurdada ka saab kuidagi. Saab küll. Muidugi saab. Upadi, väike käik on. Käik on Aidusse, Aidu Nõmme lükke kohal. Ja sedasi siin öövime. Üks tarp jäi maha siin kile peal. Siin on tarp, miks tarp on parem, sest see ei krabise. Sahiseb kergelt, aga kile on krabisev. No võtta siuke fjördides üks jõrs magab siin. See on puulõhkumise värgindus, grillmajandus, siin on peosaal ja fjordid ehk kaevanduskanalid siis mahukad. Ja juba siuke männik on siin peal. Selline ööbimine siis. Natuke matkame ka. Kahjuks ei ole logistikat, et ei saa pikalt nagu masinat ühte otsa ja ise teisest otsast minema teha siin. Ja natuke kiireks läheb ka, uued kohustused ootavad. Aga väga tore siin lähiümbruskonnas. Väike parvematk oli meil ja natuke ringi tatsata ja uurida. Ja koprad. Eile õhtul õnnestus täitsa juhuslikult järsku nägin kobrast kalda peal, pani vette. Ja siis juba paistis neid kopra näritud kände ja lainetust ka, mida koprad õhtul siin tekitasid oma liiklusega. Ja siin ka uhke kuningakoda. See on nagu tõeline pärl selles mõttes, et siin ma panen buum. Nii näeb isegi hea välja, kui sa siin istud, siis siin on mingi parmude kodu. Söövad sind ära samal ajal, kui sina väljutad majapidamiskraami. Siuke värk, et Aidu Nõmmel oleme siis. Plaan oli tahtsime tegelikult minna viia auto ette Aidu liivale, aga meie transpordiabi
ei saanud, seal oli üks näljane inimene. Siin on enduro vennad ja tsikli vennad paarutavad siin mõnusalt. Siuksed rajad on ka, et kui siin Jõrin nüüd tuleb siin, et siis tuleb kõrvale astuda. Noh, kaamerasse ei jää. Siin on päris korralik alla üles kohe. Minu masin võtab vabalt seda, et siin ei teki nagu küsimustki, et ja vaikne, ei ole elektripill, aga mul on bioloogiline mootor. Väga võimas, ei saa ainult peale ja läheb, putitamist väga palju ei ole vaja. Töötab küll, natuke on siin ikka garaažis ka oldud. Põlvekedrad ja värgid. Aga ei lull. Jälle, oba. Korralik hommikujooksja. No ma ei tea. Vot siuke värk. Uhke värk. Seal on telkimisala. Ja siin siis need kanalid tiira-taara siin lähevad. Vot ja seal taga, vot seal kobraseele nägi. Küll huvitav, et kuidas nad siin järsu ja kivise kalda peal oma kohmaka kerega nagu liigelda saudavad. Et peavad ju kalda äärde kuidagi ennast istutama, et neid puid närida. Siin kaske siin on, paju on ka. Arvake ära, mis see on. Sellest just sai räägitud. Enduro raja peal on väga palju paju otsas. Kasvavad siia raja peale. Et üks rajaäärne paju sai võetud maha ja kooritud. Pajuvits väga palju liiga ei teinud. Ja vaatame, mis siis sellest saab, et veel on koor lahti. Oli huvitav teada, kas on lahti või ei ole. Oli. Nii, siin on jälle ei paista ilmselt. Ma sõidan teile läbi selle oma GoProga. Samsungi GoProga. Veab üles küll. Nii, veel läheb tõusu. Veel on tõusu. Korralikust rööpasse sõidetud. Juurikad on väljas. Siin on lusti küll endal. Nii, ma arvan, ma olen kuskil 4-50 meetri kõrgusel sellest veepeeglist seal all äkki või. Ja siit, et väga vahva läheb siia kanalite vahelise poolsaare tippu, kõrge poolsaar siis 40-50 meetrit üle. Ja näitan nüüd. Ma ei kujuta ette, kas siit on üldse mingi videost midagi hoomata, milline see kõrgus reaalselt on. Ma pean ka tagasi minema vist. Pidi küll kuskil mingi sild olema, aga ei hakka väga kaugele minema, et palavaks ka, vett pole ka kaasas. Nii et väike enduro ka tehtud hommikul ja tegin ilma rattata täitsa ära selle enduro, et ei ole lihtsalt nii kõva mees, et tehke järgi, alati muidugi ei pea looduses mootoriga müristama, et adrenaliini on rohkem, aga sellist mõnusat, ma ei teagi, olemist ja vaateid see ikkagi vist näeb rahuliku käigu pealt paremini. Ei tea tegelikult, adrenaliiniga on ka tore mängida, ausalt öelda ei saa kurta, täitsa mõistan. Õnneks endal seda häda kallal ei ole, et sellest on ju teatavasti oma nahal teha väga kerge sõltuvusse sattuda, ükskõik, see on kalapüük või seda mul ka õnneks ei ole väga kallal. Ja tegelen sellega, et see ei nakataks mind, sest siis on kõik
enam ei jäägi muuks aega, kui istud tsikli selga ja paned mingeid 10-päevaseid laagreid ja siis vaatad, kas tööd jõuad teha või ei jõua. Ja siis oled veel kalamees ka 10-päevase tsiklilaagri siin ja siis paned kalale ära 10 päeva otsa ja noh, siis oledki, tööd ei ole enam ja kaua see pidu kestab, on ju, et need nakatavad alad on päris karmid. Kajab vastu toredasti. Väga ei taha karjuda. Veider looduses. Ühe proovin veel. Oh! Kuid magab seal lihtsalt kuskil seal. Noh, vana kere aja püsti. No nii, teeme nööri paju poolest. Võtame siit ühe pika jupi. See on selline 3-4 millimeetrit. Natuke palju isegi. Et mida peenem kiud, seda parem. Proovin teda veel lõhestada, siis ta muidugi läheb kiud lühemaks. See on juba enam-vähem. Natuke võiks veel olla peenem. Et võtan siit lihtsalt kiudu. Võtan kiudu ja hakkan punuma. Nii. Selline kolm riba. Tere hommikust. Kuidas läks? Ärkasin nii kell 5 üles ja pool 7 kuskil. Miks nii? Ma ei tea. Halge oli. Ma ärkasin mingi 2:30 üles või 2:30. Tükk aega olin üleval, kuulasin ööääli. Mõistatasin, mis asi see müriseb siin. Midagi siin nagu müriseb. Kuskil eemal on ju mingi... No nüüd on vait jäänud. Ikka, nagu merekohin oleks, noh. Kuskil kaugel. Nii, ja nüüd hakkan keerutama siit. Keeran vinti ja kõvasti vinti ja siis läheb see 2 korra. Nii. Lukustan ära selle. Ja nüüd hakkan paremat keerama väljapoole ja tõstan üle vasaku. Paremat keeran väljapoole, vinti ja tõstan üle vasaku. Paremat keeran väljapoole, vinti ja tõstan üle vasaku. Paremat üle vasaku. Paremat vinti, üle vasaku. Nöör tuleb. Ma tegin terve selle ringi. See enduurorada läheb sealt. Päris äge oli. Nii, ja siis muudkui punud, noh. Läheb päris kiiresti, 4 meetrit tunnis umbes. Mis on ju metsas päris hea tulemus. Nii, kui siit üks lõim ära lõpeb, siis saab panna juurde lihtsalt. Siin ongi juba, ma tunnen, see on nagu parempoolne kimp on jäänud õhemaks. Tähendab, et siia on vaja juurde panna. Ma panen siia üle kattega. Natuke väike ots läheb vasakule ka. Suurem osa läheb paremale. Ja saan ta jälle kimbu sama paksuks kui teie. Et see võrdsed oleks need pooled. Vasaku parem kimp. Ja rullin jälle vinti välja paremalt poolt ja tõstan üle vasaku. Üle vasaku tõstan niimoodi, et panen näpp läheb siia vahele, võtan siit kinni ja keeran tugevasti üle lõime kokku. Tugevamini lõim koos on, seda ägedam nöör jääb, et muidu tulevad sellised õhuvahed sisse, eriti kui ta kuivab veel pärast. Ja näitan siis lõpp-produkti varsti. Niimoodi käepaela jagu olemas. Siia tegin lõppu sõlme lihtsalt. Ja siit, kui arutada nüüd seda esimest lõime natuke lahti, siis saab siia ka aasa, kust see sõlm läbi pista. Ja ongi käepael olemas, nagu mul siin juba on. Vot. Tõus. Kodus mõtled, et mis need aidutõusud.
jõuame tippu juba. Ikka on. Pole muidugi mägedes ronija mees, et ei oska, ma ei tea, sealt alt kuskilt tuleb. Hapnikku on ka justkui vähem. Ja siin ei ole üldse, siin selle koha peal, kus minema peab. Au! Ohoh! Ja siin, siin on töötav karjäär. Üllt hästi, need vallid ikkagi pidasid kinni selle põhimüra nagu. Siin on kuskil midagi undab, jah. Me oleme sinna. Nii et siin on veel. Või on need mingid pumbad või? Pumpavad äkki vett välja, et kaevama hakata. Ei tea. Maailma tippu läheme siia. Õigesse kohta üldse. Ma arvan küll. See on nagu mingid pumbad, see ei ole nagu mingi masinatöö. Vaata, just stabiilne ühesugune hääl on. Kus on, mis mäed seal? No jõhker värk. Mis me oleme siis sealt? Põhjast oleme mingi 40 meetrit üleval. Või 50. Tuulikud. Ja karjääri põhi. Lombike. Siin on lombike. Aga jaa, müsteerium lahendatud siis. See, mis telklas kostus kauge meremürana, on siit kaevandusvallide tagant alt kilomeetri kauguselt kostav ilmselt mingite pumpade hääl või. Ja siit on selline vahva vaade. No tore. Hirmus ilus on. Tööstusmaasti kohta sobib hästi see väljend vist, aga on omamoodi kena värk. Väikse lõike ja saame päris maailma serva pealt võtta. Boom! Siin on väike erosioon. Siin on enduro erosioon. Selline värk. Praegu ei kurda muule kui see, et juppe palav on ja parmud on. Aga hea vaated on meeletud. Eesti kohta ikka 12 punkti. Okei, mägede pojad, ma natuke tean, mis moodi teil see värk käib. Tervitused Karule, kes mu mütsi peaga tuuri pani. Alti Kilpisjärvi matkarajal oli vist siuke nimi. Aga see oli kogemata, mis unustasin oma mütsi mökisse ja õnneks tuli karu järgi tagantpoolt kuskilt mingi seltskonnaga ja siis äkki oli Kilpisjärve matkaraja parklas. Nägin, et ühel mehel on minu müts peas. Sain tagasi, see oli veel, see oli Islandilt ostetud siuke patsidega müts. Et selline lugu tuleb meelde siin mägedes. Kanjon. Vot siuke toores värk. Ei kurda. Selline rajamärgis ka. Finaal. Kurat, me oleme mingil valel rajal.
mingi finaal on siin. Ikka enduro rajal. Vaat siia mul üldse hullis. Ja siia läheb. Finaal on seal, me läheme otse, ma arvan. Läksime valesti ja tulime siit enduro radame nüüd üles. Püstloodis põhimõtteliselt. Mingi haavid. Kus see kuradi parv on? Parv peab siin samas olema. Ristmiku peal peab parv olema. Me läheme tõesti alla. Kui ilus. Aga parv. Seal on see hüppekoht, vaata. See on nii kaugel. Kus parv on? Tüng või? Kurat, me vantsisime siia. See on nii kaugel see hüppekoht. Seal on jah mingi... Ehk et selline Alaska mägi jõgi näiteks. Kujutame ette natuke. Siin on jah siuke seemnete puhastamiseks siis rändeb väikse pilu, paneb käbi siia kinni. Siia läheb käbi eest ära ja saab siit soomuste vahelt seemned kätte. Remmelga sisse tehtud. Aga meie otsime parve endiselt ja see peaks seal all olema. Meil tuleb siin köisrada jälle. Saame siit. Oi, ongi parv. Parv paistab seal. Siit tuleb alla minna ainult paremal. Seal teeme sõidu ja teeme ujumise ka. Okei, võtame vasakusse ette selle. Parema võtan köiest. Mul ei ole köit vaja tegelikult. Huvita, kui paljud siin teadmatud on oma käe ära põletanud selle köiega. Libisema lased, siis on ilus on. Uht koht otse alla. Vahva! Ja parv on teisel kaldal. Tore on, et see parvenöör on kopra näritud. Remmelga tüüka külge pandud. Ja. Ma juba mõtlesin, et ei saagi sõita. Päris vahva. Väga hea. Põlveliigeste treening. Kus parv on? Aha. Nii. Tõmba siia poole. Tõmba muidugi. Tuleb üldse. Peagi tuleme. Mõnus. Hea jahevesi. Ai, siin ronida oli nii pala. Nüüd on hea. Ja siis vahva see, et kopra peedistatud remmelga küljes on see parv. Vadi. Siuke värk. Nii. Selline rada.